Tervist, hea sõber! Tänane videopostitus keskendub eelkõige füsiorullimisele ehk iseenda müofastsiaalsele vabastamisele, mis tegelikult tähendabki lihaste ning lihaseid ümbritsevate struktuuride rullimist. Kuna füsiorullimine on viimasel ajal üsna palju populaarsust kogunud, leian, et oleks vajalik antud teemat põhjalikumalt käsitleda. Hetkel näitan teile sääre tagumise osa füsiorullimist, kus esmalt tegin seda siis ühe jalaga ehk vähendatud keharaskusega ning nüüd kahe jalaga. Peamisteks lihasteks, mida töötlen, on gastrocnemius ehk sääre kakspealihas ja sääre kakspealihase all paiknev soleus ehk lestlihas. Rullimise suund on siis põlveliigesest kuni kannakõõluseni ning tempo on mõõdukas. Kõrgema koesurve saavutamiseks olen asetunud teise alajäseme risti töödeldava alajäsemega ning nagu te näha võite, liigun siis töödeldava alajäseme puusaliigesega nii sisse kui ka väljapoole, et saavutada siis rullimistoime nii sääre kakspealihase välimises kui ka sisemises peas. Nüüd olen lihases leidnud hellema piirkonna, millel võiks siis peatuda 30–90 sekundit, et vähendada valulikkus 75% ulatuses ning lisaks olen otsustanud anda lihasele ka veel sellist dünaamilist venituskoormust, mis siis taastab sellise lihase normipärase joondatuse ja funktsiooni. Ja lisaks pärast töötlemist siis veel korralikult antud lihas üle rullida. Nüüd näete füsiorullimist sääre eesmise osa lihastel, kus töödeldava alajäse on siis füsiorullil ning keharaskus jaotunud küünarvartale ja mitte töödeldava alajäseme põlveliigesele ja sääre osale. Töödeldavateks lihasteks sääre eesmisel osal on tibialis anterior ehk sääre eesmine lihas, extensor digitorum longus ehk pikk varvaste sirutajalihas ja extensor hallucis longus ehk pikk suure varba sirutajalihas. Kuna peamine osa sääre eesmistest lihastest paikneb sääre eesmisel välimisel osal, siis pööran teadlikult ka alajäsed puusaliigesest sissepoole. Ja siin siis suurendatud keharaskusega füsiorullimine sääre eesmisele osale, et saavutada maksimaalsem toime. Sääre külgmisel osal paiknevate peroneaallihaste ehk pindluumiste lihaste füsiorullimiseks tuleks siis minna külitsi asendisse, kus siis keharaskuse saab jaotada nii kätele kui ka pealmisele alajäsemele. Ja maksimaalsema toime saavutamiseks võib asetada pealmise jala töödeldava alajäseme peale. Ja siin siis näete peamisi lihaseid, mida antud hetkel rullin, on peroneus longus ehk pikk peroneaallihas ja peroneus brevis ehk lühike peroneaallihas. Ja nüüd siis rullin reie tagaküljel paiknevaid hamstringlihaseid, kus siis esmalt teen seda vähendatud keharaskusega ehk töötlen siis alajäset eraldiseisvalt. Ja kuna te näete, et hamstringlihased paiknevad nii reie välimisel kui ka sisemisel küljel, tuleks siis maksimaalse toime saavutamiseks pöörata samaaegselt puusaliigest nii sisse kui ka väljapoole. Ja koe kõrgema surve saavutamiseks võib jällegi asetada teise alajäseme töödeldava alajäsemega risti. Liigume edasi siis reie eesosal paikneva reie nelipealihase rullimiseni, kus siis põhjalikult tuleks rullida nii reie välimine, sisemine kui ka keskmine pea ja reie sirglihas. Ning selle jaoks tulekski siis puusaliigesest samuti liikuda sisse kui ka väljapoole. Ja samuti tuleks nagu eelnevate lihasgruppide puhulgi leida siis hellemaid piirkondi lihasest ning nendel ka pikemaajaliselt peatuda
ja võib siis kasutada kerget võnkliigutamist ning lisada aktiivse venituse töödeldavale lihasele. Siin siis jällegi olen asetanud mõlemad alaesemed rullile ning sellist tehnikat, kus mõlemad alaesemed on rullil, võib siis kasutada, kui inimesel ei ole niivõrd palju aega enda rullimiseks planeeritud. Nüüd siis keskmise tuharalihase füsiorullimine, kus siis rull asetataksegi puusaliigese külgmisele osale ning täpselt samamoodi mõõduka tempoga töödeldakse siis lihast ja otsitakse valulikke hellemaid piirkondi. Ja tugevama surve saavutamiseks võib siis jällegi asetada pealmise jala töödeldava alaeseme peale. Kehaga tuleks liikuda veidi ette ja tahapoole, et leida just enda jaoks sealt keskmisest tuharalihasest kõige hellemad piirkond. Ja nüüd siis iliotibiaaltrakti ehk lai sidekirme füsiorullimine, mis on siis paljudele ka kindlasti väga-väga hell ja valulik piirkond, kuid kindlasti ei maksaks endale liiga palju haiget teha, et tuleks siis keharaskus ilusti jaotada ära eesolevale alaesemele ja kätele. Rullida tuleks siis reie külgmist osa puusaliigesest kuni põlveliigese alguskohani. Ja maksimaalse toime saavutamiseks jällegi asetan teise jala siis töödeldava alaeseme peale. Nii, ja nüüd näete siis suure tuharalihase rullimist, kus võib keha pöörata ka veidi risti, et saavutada siis just enda jaoks sobiv toime antud lihases. Kohe kindlasti ei saa füsiorullimist käsitleda koespetsiifilise tegevusena, kuna lisaks lihastele mõjutame ka närvide, veresoonestiku ja nahaseisundit. Lisaks mõjub antud hetkel rullimine ka keskmisele tuharalihasele ja suure tuharalihase all paiknevatele väikestele puusaliigest välja pööravatele lihastele. Eelkõige siis on tuntud piriformlihas ehk pirnlihas. Selleks, et saavutada venitustoime pirnlihases, oleme otsustanud ka siis töödeldava alaeseme pöörata siis risti teise jala peale. Seega piriformlihasele mõjub üheaegselt nii venitus, surve kui ka hõõrdekoormus. Ja liigume edasi siis puusaliigese ja vaagna esimesel osal paikneva puusapainutaja ja laisidekirme pinguldaja füsiorullimiseni. Ja siin antud hetkel te näetegi puusapainutaja siis asetust meie kehal, kus ta algab juba tegelikult nimme osalt ja vaagna esimeselt osalt ning kinnitub siis reieluule ja painutab meie puusaliigest ettepoole. Ja siin on siis näha külgvaates siis lai sidekirme pinguldaja lihas, mis siis kinnitubki laiale sidekirmele. Ja tulekski siis otsida valulikke helli piirkondi antud lihastes, täpselt sarnaselt, nagu oleme seda ka eelnevalt demonstreerinud. Ja nüüd siis reie siseküljel paiknevate reie lähendaja lihaste füsiorullimine, kus siis rullida saab nii, et põlveliiges on painutatud kui ka sirutatud. Ja liigume edasi siis selja lailihase rullimiseni, mis tegelikult on inimesel üks väga-väga võimas lihasgrupp. Algab ta juba tegelikult nimme osalt ja kinnitubki
õlavarreluule ja suur osa lihase massist ongi kättesaadav just sealt kaelaalusest piirkonnast, mida ma ka hetkel töötlen. Ja nüüd siis liigume edasi rinnalihase rullimiseni, kuid kindlasti rullime me ka õlavarre eesmisel osal paikneva deltalihase eesmist pead. Rinnalihase rullimine ei pruugi olla kõige mugavam tegevus naisterahvastele, kuid seda võib asendada ka tennisepalliga näiteks vastu seina siis rinnalihast rullides. Ja siit siis on veel näha ka, millises asendis peab olema keha, et saavutada siis selline hea mõnus toime. Nüüd näitan teile õlavarre tagumisel osal paikneva triitsepslihase rullimist, mida saab siis sooritada erinevates asendites ja samuti ka tennisepalliga vastu seina. Kuid mina olen esialgu valinud siis sellise külili asendi ja lisaks olen lisanud ka siis sellised aktiivsed venitused triitsepslihasele, et anda üheaegselt nii hõõrdesurve kui ka venituskoormust. Ja nüüd näete siis ka eestvaates, millisesse asendisse peab keha liikuma, et saavutada siis hea toime triitsepslihase rullimisel. Ja lihast saab rullida tegelikult ka venitusasendis, ehk nüüd ma olengi pannud juba triitsepslihase venitusasendisse ja samal ajal siis ka rullin lihast. Et neid võimalusi ja variante, kuidas enda keha rullida ja milliseid asendid valida, on väga-väga palju, et tuleb olla leidlik ja midagi tegelikult väga valesti rullimise puhul minna ei saa. Ja siin siis näete, kuidas ma füsiorulli abil teostan triitsepslihasele aktiivset venitusharjutust, kuid lisaks triitsepsile venib ka seljalaitlihas ja suur ümarlihas. Ja siit on veel eestvaates näha, kuidas siis peab keha liikuma selleks, et triitsepsit rullida. Kuna füsiorulli kasutusaeg on erinevates uuringutes varieerunud, soovitatakse füsiorulli kasutada ühel lihasgrupil 60 sekundist kuni 5 minutini. Siiski optimaalne on kasutada füsiorulli ühel lihasgrupil 60 kuni 90 sekundit nii enne kui ka pärast treeninguid. Võid füsiorullimise kohta täpsemalt lugeda minu blogist fysiotikker.com. Seal räägin põhjalikumalt füsiorullimise toimemehhanismidest, kasutamisest ja kõrvalmõjudest. Nii, ja liigume edasi siis ülaselja ja õlavöötme rullimiseni, kus tegelikult peamiselt rullitakse seljalaitlihast, trapetsi, ala-, kesk- ja ülaosa, kuid ka romblihaseid ja abalul paiknevat rotaatormanseti lihaste kompleksi. Lisaks rullitakse ka lülisamba ümber olevaid sirutajalihaseid. Ja nüüd ma näitan teile siis sellist väga tõhusat lülisamba rinnaosa sirutussuunalist mobiliseerimisvõtet, mis sobib väga-väga hästi istuva tööinimestele ülaselja pingete leevendamiseks. Ja pange tähele, siin on oluline see, et nimmeosa selle lülisamba sirutusega kaasa ei liiguks, ehk me ei tahaks seda lordoosi nimmeosas süvendada. Ja me hoiaksime kõhu nii-öelda kergelt aktiivsena ja samal ajal, kui ma lähen lülisamba rinnaosaga sirutusse, tuleks teostada selline sügav maksimaalne diafragmaalne hingamine, et siis viia kopsudesse suurel määral õhku, mis aitaksid siis roideid üksteisest eemale liigutada ja sellega on siis võimalik roietevahelist närvikude ka mobiliseerida ja roietevahelisi lihaseid siis nii-öelda avada. Selliselt tuleks siis liikuda lüli haaval, alustades viimasest 12. rinnalülist, liikudes siis 7. kaelalülini välja. Ja lõpetuseks tasuks siis kindlasti ülaselg uuesti rahulikult üle rullida. Tänan, et vaatasite, mõnusat rullimist!